Tere hommikust! Asun mõtisklema. Räägin täna energiast. Ma pean praegu tegelema põhikooli kursusega, aitama õppida ühel lapsel ja sellega seoses ma siis ise tuletan ka meelde põhikooli materjale. Ja mind üllatas väga füüsikaõpikus, kus oli juttu energiast. Oli juttu ka sellisest energiast, mis tekib laulupeol, laulukaare all. Ja muidugi ütlesid, et nad ei oska füüsikas sellise energia midagi peale hakata, aga mis oli minu jaoks kõva sõna, oli see, et nad möönsid sellise energia olemasolu. Et kui mõelda kas või veneaegsetele, ma ei tea, füüsika õpikutele, siis vaevalt, eks ju. Ja millise energiaga on tegemist? Tegemist on sellise energia, mis tekib inspiratsioonist, eks ju, headusest, armastusest, inimsuhetest, selline, jah, muidugi ka jumalast, ilust, eks ju, kõik see värk, eks ju. Ja seda on jah, et füüsika väga sellega midagi peale hakata ei oska, aga olemas ta on. Ja kus siis nüüd tunda sellise energia nagu tähtsust on näiteks õppeprotsessis. Et kui mina läksin elama Katalooniasse, siis ma mõtlesin, et katalaani keeles on põhimõtteliselt sarnane hispaania keelega ja see läheb mul sutse valma, eks ju. Ja ma läksin kohale, panin teleka mängima, ühtegi sõna ei eristanud, kõik oli nagu merelaine, eks ju, hispaania keeles on sõnade vahed väga selgelt kuulda. Jätta mõned Ladina-Ameerika variandid ja kõrval, eks, aga üldiselt on ikkagi hispaania variandid on ikka väga-väga selgelt tunda. Ja see oli, aga katalaani keeles ma nagu midagi aru ei saanud, see issand jumal. Aga sellel hetkel ma olin nagu selline väga minimalistlik elustil, mul nüüd asjad tegelikult on need, mis kurnavad, võtavad energiat hästi palju ära, eks ju. Ja ma olin võõral maal ja ma olin nagu väga inspireeritud ja tulemus oli see, et mul oli väga palju energiat. Ja mäletan, et mis oli 2-3 kuud pärast õppimise alustamist ma ajasin asju katalaani keeles, ma käisin linnavalitsuses ja sisse möllimas ja ma käisin küsimas, mis mu haigekassaga saab, eks ju, ja tuli välja, et tegelikult seadusega ei olnud õigus, kuna ma ei käinud tööl, eks ju, aga konstitutsiooni järgi oli õigus ja kuna ma käisin seda katalaani keeles arutamas, siis inimene, kes seal oli, ütles, et teate, me anname teile selle kaardi. Lihtsalt andsid mulle selle kaardi. Et see on tegelikult mul, sellises olukorras, kus Eestis mul ei oleks õigus selle peale olnud, eks ju, Kataloonias oli. Ja see kõik tuli sellest inspiratsioonist, sellisest tahtest midagi teha ja selline positiivne, inimese suhtumine oli väga positiivne. Teine, mis me hämmastus, oli see, et koolides oli väga inspireeriv suhtumine, et inspireeriti, et põhifunktsioon õpetajal tundus ka olevat, kui ma käisin igasugustel kursustel ja koolides ja kus iganes, eks tundus olevat inspireerimine. Praegu mõtlen, et näiteks kas selle ladina keele peale, et kas ma saaksin sellega praegu nii palju tegeleda, kui ma oleks seda kõigepealt Kataloonias õppinud. Vaevalt, eks ju, vaevalt. Sest see oli jällegi see inspiratsioon ja see selline see positiivne energia. Eestis on vastupidi, et Eestis on hästi palju sellist energiat, et kõik ripuks jalgade küljes ja tiriks sind allapoole. Ja kui imeks või energiast tühjaks. Ja tekib selline tardumus, selline halvatus või vaimne halvatus, nõrkus. Ma alguses mõtlesin, et see on selles, ma olen vanaks jäänud, et jah, et ei saa elu lõpuni ka niimoodi rõõmsalt ringi kepselda, eks ju. Aga ei ole, sest kui ma lähen jälle Eestist välja, siis ma olen teine inimene. Ja see ongi see, et mis lahendid on, tegelikult ei ole lahendid, aga natukene on, leevendada saab. Et haiguse ravi võib-olla ei ole, see peaks ühiskond väga põhjalikult muutuma, aga seda ma ma nii optimistlik ei ole. Et ainus lahend on, eks on olla üksinda või väga valitud inimese seltskonnas, kes ei hakka neid trikke tegema, et jalgu pidi kuskile tirima. Allapoole suunas vähemalt, ülespoole võiks tirida küll, jah. Ja siis loodus, et kui ma olin nüüd
Hiiumaal, siis seal puhus ikka väga külm tuul, meretuul oli ja selline karge ja aga loodus oli võimas ja selline asi annab energiat, et ma mõtlesin, et kui ma elaks püsivalt Hiiumaal, siis mul oleks energia ikka täitsa laes. Jah, võt, selline vaimne tardumus, et et kuidas sellest üle saada, ma ei tea. Et see on Eestis tõsine murekoht mul, sest ma olin harjunud siin Kataloonias ringi kepslema väga energiliselt, eks ju, aga nüüd ma olen kuidagi vaatan aeg-ajalt ühte YouTube'is on üks kakaduu, väga armas, kes aeg-ajalt tardub ja vaatab nagu tühjusesse. Ma tunnen, et ma olen siin Eestis muutunud selliseks kakaduuks, et ma tardun ja vaatan tühjusesse.